Vabariigi president ja õiguskantsler on viimastel aastatel palju tähelepanu saanud. Et mis te arvate, kas põhjus on selles, et erinevate kaevikusõdade ajastul on tarvis lepitajad ja vahemehi, president ja õiguskantsler ongi selleks tarbeks loodud, et kui palju president ja õiguskantsler oma sõnavõtte samme omavahel koordineerivad ja kas põhiseadus seda üldse lubab teha? Kumbki tegutseb ikka iseseisvalt, aga ma usun, et kõik põhiseaduslikud institutsioonid on üksteise avalike kõnede ja seisukohavõttudega kursis. Ja kuna meil Vabariigi presidendiga on üks ühine töölõhk põhiseaduslikkuse järelevalve, et siis loomulikult, kui on vähegi probleemsem seadus, et siis me suure hoolega vaatame, et kas president kuulutab välja, kas president teeb väljakuulutamisel ka mingi avalduse. Vahel Vabariigi president palub mõne üksiku normi luubi alla võtta just meie asutusel, et see siis ei peata ülejäänud seaduse jõustumist, aga siis selle konkreetse viinamarja kobaras oleva mädamarja siis meie saame välja noppida, kui Riigikohus ka nõus on. Et nii, et selline koostöö kindlasti toimub, aga seda, et peaks koos plaani, et teeks seda või teist, et vähemalt minu kogemuses ei ole küll olnud.